Allar, sa oled tuntud advokaat ja ühiskonnaelu tegelane, et kuidas sellise avalikkuse tähelepanu all elu Eestis üldse on? Avaliku elu tegelane Eestis olla ei ole selles mõttes keeruline, et see ei too mingeid lisapingeid kaasa, välja arvatud muidugi juhul, kui sa ei ole näiteks peaminister või president. Siiski sul on töö hästi stressirohke. Kuidas sa sellega toime tuled? Selle stressiga toimetulemiseks aitavad mõned lihtsad harjutused, spordiliigid, millega tegeleda, näiteks kas tennis või siis jooksmine või antud kontekstis võib-olla oluline oleks välja tuua jooga, štangajooga, mida ma olen aastast 2007 väikeste vahedega harjutanud. Alguses oli ta rohkem füüsiline praktika, praeguseks on sinna lisandunud ka natuke vaimsemat aspekti, aga eelkõige ta mõjutab läbi selle, et kui sa saad rühi korda, kui sul on selg sirge, siis sul hingamine hakkab toimuma sügavamalt, kui sul toimub sügavamalt hingamine, siis sul organism on ilusti varustatud, sa oled nagu rahulik, ehk see tegelikult seda ärevuse tasandit oluliselt vähendab. Ma eeldan, et alguses olid need joogaga kaasa tulevad hingamispraktikad ikkagi nagu trenni osa. Mis hetkel või kas sa üldse kasutad neid ka oma tööolukorras, näiteks märkad sa ühel hetkel, et ma hingan nüüd sisse? Ja näiteks kui on tööl hästi pingeline olukord või näiteks minu töö on kohtuadvokaat, kohtus käia, aga kohtusse minemine on alati selline tegelikult, nagu sa läheksid esietendusele ja sa ei tea, kas sul üldse nagu roll on peas või mis roll sul üldse nagu seal on. Et siis sellisel juhul ettevalmistamiseks aitab väga hästi hingamisharjutuste tegemine. Minu, see kiire nipp on nagu need päiksetervitused. Et kui ma teen päiksetervitust ära, siis on mul rüht olemas, hingamine on juba sügav ja siis oled sa tegelikult elus kõigeks valmis. Ellu on tulemas selline imeline sündmus nagu hingamislaulupidu, kus on omavahel põimitud erinevad hingamispraktikad, Eesti kõige kihvtimad terapeudid ja hingamisaktivistid, lisaks pärimusmuusika ja loodus. Et kuidas selline sündmus võiks meie ühiskonda laiemalt panustada? Kuna ma olen ka joogafestivali nagu toetanud oma toetava sõnaga, siis ma arvan, et ka see üritus, kus tuuakse kokku tegelikult erinevad hingamisvõtted ja nagu tuuakse see looduse keskele, ma arvan, et kõik, mis praegusel ajal aastal 2022 aitab meil kuidagi endaga paremini toime tulema, oma ümbritsega paremini toime tulema, ennast nagu leidma selles kriiside virvaris, seda parem, et ma arvan, et see on nagu väga hea, et mitte ainult hingamised, aga ka pärimusmuusika ja siis nagu see loodus, et need võib-olla on siis selline nagu, kuidas öelda, et vaimse tervise triumviraat.